Hei, tere tulemast nahahoolduse ja poputamise kanalile. Minu nimi on Anni. Tänases videos liigume nahahooldusest ilu teemade peale. Ehk siis natukene laiendan oma teemade ringi nahahooldusest ja poputamisest ka meigi ja naha kaunistamise valda. Aga siinkohal tänases videos vähemalt on nad kaks ka tegelikult natukene ühendatud. Tahan sinuga jagada hübriidtoodet, mis on tegelikult küll tõesti meigitoode, aga ta sisaldab ka tegelikult naha hooldamiseks väga mõnusaid koostisosi. Ehk siis tänase video staar on Mizoni BB-kreem teolimaga. Enne Mizoni BB-kreemi juurde asumist on siis hea teha nahale eelnevalt väike poputus. Nagu ikka, tavaliselt mina meigin ennast hommikuti pärast hommikust nahahooldusrutiini. Kes ei ole veel minu hommikuse nahahooldusrutiini videoga tutvunud, siis viskan sulle selle siia ülesse. Saad sealt täpsemalt teada, milliseid tooteid ja miks ma hommikuti oma näonahal kasutan. Ja hommikuse nahahoolduse rutiini kõige viimane ja kõige tähtsam osa tegelikult on ju SPF-kreemi lisamine. Seda ma teen praegu sinuga koos siin ja tahan sinuga jagada järjekordset SPF-kreemi, mille leidsin endale umbes paar päeva tagasi. Ja see konkreetne SPF on Nivea sensitiivsele nahale. SPF 50 on lõhnaainete vaba, kerge ja õlivaba. Prillid ära. Nivea SPF tuleb siis sellises plastikpudelis ja tegu on sellise väga traditsioonilise valge SPF-kreemiga. Selline päris mõnus kreemine. Nagu ikka kannan ma SPF-i näole, kaelale ja kõrvadele. Nagu näha, siis ta tegelikult imendub nahka päris kiiresti, jätab naha pigem sellise mitte väga glowy, vaid sellise poolmati. Tal ei ole ühtegi aimatavat lõhna ja ta on tõesti päris kerge, nagu ta ise oma pudelikesel reklaamib. Küll aga mis ma pean selle SPF-i kohta ütlema on see, kui ma teda esimest korda nahale kandsin, siis tundsin üsna tugevat alkoholi lõhna. Ja tõesti, nahahooldustoodetes kasutatakse ka alkoholi. Ta on tihti koostisainena just selles mõttes väga heaks abimeheks, et ta aitab toodetel nii-öelda nahka kiiremini imenduda. Siinjuures saan täiesti aru, miks on alkoholi lõhna väga palju tunda. Ta on ka 3. kohal koostisainete nimekirjas. Koostisainete nimekirjas on tavaliselt kõige kõrgematel kohtadel just need koostisained, mida on antud tootes siis väga palju. Küll aga tõesti see alkoholi lõhn ikkagi läheb väga-väga kiiresti ära ja ta ei jää tegelikult ka nahale püsima. Muus mõttes on ta väga mõnus. Ta tõesti imendub suhteliselt ruttu ja ei jäta nahku üldse rasvaseks. Ja väga hästi seepärast sobib siis rasusele ja seganahale. Või siis miks mitte neile, kellel on eelnev hommikune nahahooldusrutiin väga tugevalt poputav ja selline tugevalt niisutav. Siis just sellised natukene kergemad, mitte nii niisutava efektiga SPF-kreemid on ideaalsed kasutamiseks. Seega tõesti selle Nivea puhul muud ühtegi negatiivset mul öelda ei ole, ainult tõesti see veidikene alkoholi lõhn. No nii, ja SPF on kantud näole ning olemegi valmis Mizoni BB-kreemi pealekandmiseks. Mizoni BB-kreem tuleb sellises pumppudelis. Teda on siin päris palju. Tavalised BB-kreemid ja jumestuskreemi pudelid on umbes 30 milliliitrise mahuga. See Mizoni BB-kreem tuleb aga lausa 50 millises pumppudelis. Mizon on siis teada-tuntud Korea kosmeetikabränd. Korea kosmeetikas on just omane see, et toodetesse lisatakse lisaks nii-öelda kosmeetilistele ka nahale kasulikke toimaineid ning kindlasti ka palju niisutavaid koostisaineid. Täpselt sama on ka selle Mizoni BB-kreemi puhul. Lisaks siis nii-öelda jumestuskreemi või BB-kreemi efektile saad sa tegelikult sellest BB-kreemist kätte ka natukene nahahooldust ja poputust. Nagu ikka Korea kosmeetikas tihti on, nii leidub ka selles tootes teolima, mis on tegelikult nahale väga niisutav, aitab kaasa naha noorenemisele ja uuenemisele, parandab naha elastsust ja toonust ning ka tegelikult peaks parandama naha enda uuenemise
võimet. Samuti peaks teolima näiteks aitama ka naha mikrolõhede paranemise korral, neid siis kiirendama. Ehk siis kõik aknearmid, väikesed vistrikud peaksid paranema teolimat kasutades palju kiiremini. Ja teine imeline koostisaine, mis on sellesse BB-kreemi lisatud, on niatsiinamiid ehk siis B3 vitamiin, millest olen ka varasemalt rääkinud. Ja kui tahad sellest imelisest koostisainest veidike rohkem teada saada, siis mul on tema kohta ka täitsa eraldiseisev video. Aga lühidalt kokkuvõttes siis niatsiinamiid on imeline koostisaine, mis aitab tegelikult meie loomulikku naha kaitsebarjääri tugevdada. Samuti on ta natukene nahale justkui elavdaja, särastaja ning samuti aitab tegelikult võidelda nahal vistrike tekkega. Mizoni BB-kreem sobib väga hästi kõigile nahatüüpidele ja ka tõesti kõige tundlikumale nahale niisamuti, sest et see BB-kreem ei sisalda kunstlikke lõhnaaineid ega parabeene. Ning lisaks, miks näiteks seda Mizoni BB-kreemi eriti ma soovitan kasutada just suvel, on see, et lisaks sinu hommikusele SPF-kreemi kasutamisele on selles kreemis ka lisatud veel lisa SPF 50, mis on siis suurepäraseks lisakaitseks, eriti siis just sellistel väga tugeva päikesekiirgusega päevadel. Ja kanname ta siis nahale. Vaatame, kuidas ta täpsemalt välja näeb. Mina kannan tavaliselt jumestuskreemid ja BB-kreemid endale siia käelabale. Nagu näha, siis ta on selline päris tihke kreemias. Ja tavaliselt mina kõik jumestuskreemid ja BB-kreemid kannan näpuotsaga, tehes siis nahal selliseid väikseid täpikesi. No nii. Nagu näha, siis mu nahal on natukene loomulikku sellist punakust, mille siis seesama BB-kreem peaks ära ühtlustama. Vaatame, kas ta teeb seda. Nii, ma olen ilusti täpiline. Mulle meeldib seda Mizoni BB-kreemi nahal siis laiali kanda mitte näppudega, vaid siis jumestuskreemi pintsliga. Ja minul on täna siis appi võetud Wet n Wildi jumestuskreemi pintsel, millel on siis selline mõnusalt lame ots, millega jumestuskreemi oma näonahal laiali kanda. Kellele meeldib, võib antud toote kanda näole ainult sõrmedega või ka miks mitte siis meigikäsnaga. No nii, vaatame, kuidas ta siis laiali läheb. No nii, vist on laiali. See väikene kogus on mul siis näole laiali määritud. Proovin teid tuua veidikene lähemale. Minu jaoks ta jääb nahal tõesti väga loomulik. Samas on tal ikkagi päris hea katvus, ühtlustades siis ilusti mu nahatooni. Proovime korra, kas me saame selle vistrikust järele jäänud natukene veel punase laigu ära peita. Pumpasin hästi väikese koguse oma käe seljale ja võtsin ta endale näpu otsa. Ja kannan ta näpu otsaga. Tibakene ta nüüd rohkem maskeerus, aga samas pole hullu. See on kõigest nahk ja meie vead on meie ilu. Mizoni BB-kreem jätab minu normaalse nahatüübi nahal just sellise natukene glowima efekti. Kui sa soovid ikkagi oma päeva jätkata pikemalt, siis on hea ikkagi seesama BB-kreem veidikene puudriga naha sisse puuderdada. Sellepärast, et mul on tunne, ta ongi veidikene ikkagi minu nahal nakkuv, aga puudriga jällegi saab ikkagi tekitada, et ta ei liiguks ka näiteks maski all su näonahalt väga ära. Aga just selliseks loomulikuks meigiks on see BB-kreem minu arvates väga kena, väga nahasõbralik, jättes ikkagi naha küllaltki loomulikku, aga pakkudes siis omalt poolt sellist ikkagi naha ühtlustamist ja kaunistamist.
Minu meelest aitab alati ka see naha hooldus enne meigi tegemist. Aitab siis kaasa sellele, et meik näib palju loomulikum ning kenam su nahal. Tihti võivad jumestuskreemid ja BB-kreemid nii-öelda nahal tuua välja just kuivemad kohad. Ehk siis enne meikimist naha niisutamine ning kindlasti ka SPF-i poolt kaitsmine ongi vajalik, et siis saavutada sellist loomulikku tulemust, enam-vähem loomulikku. Selliseid sarnaseid BB-kreeme on ka teistel Korea kosmeetikabrändidel. Näiteks Mishal on suhteliselt sarnases pumppudelis BB-kreem, mis on ka väga palju välismaa ilublogijate poolt armastatud toode. Miks aga mina hoopis valisin just selle Mizoni BB-kreemi, on just sellepärast, et kui uurisin neid mõlemaid, sain teada, et Misha BB-kreemi on lisatud suhteliselt palju lõhnaaineid. Mizoni omasse aga ei ole lisatud ühtegi lõhnaainet ning teda peale kandes ei tunne ma ühtegi lõhna. Minu jaoks oli see suur pluss ning aitas mul tegelikult selle 2 BB-kreemi vahel valiku teha suhteliselt kiiresti. Kaalukaus liikus siis kindlalt just Mizoni BB-kreemi suunas. Samuti ei julgenud seda Misha BB-kreemi tellida sellepärast, et ma ei olnud ka saanud seda lõhna ise nuusutada. Ehk siis ma tegelikult ei teadnud täpselt, kuidas Misha BB-kreem minu nahal tunduks ning kuidas minu jaoks see lõhn oleks. Kellel aga tekkis huvi siis selle Mizoni BB-kreemi osas, siis mina tellisin omale Mizoni BB-kreemi Loverte e-poest. Samuti on Mizoni BB-kreemi saadaval nii Douglas e-poes, Kaubamaja e-poes kui ka näiteks Kehapood e-poes. Ja kus kõikjal veel. Ja seda BB-kreemi on saadaval 4 erinevas toonis. Jah, sa kuulsid õigesti, neid toone on ainult 4. Just sellepärast, et tegu on Korea kosmeetikaga, siis on nad just oma toonide osas pühendunud pigem heledaнаhalistele inimestele. Kellel on minu naha tooniga sarnane nahk, ehk siis väga hele nahk, millel on pigem neutraalne, külmemapoolsem alatoon, siis sobib sulle Mizoni BB-kreem number 21. Kellel on hele nahk, aga pigem kollaka soojem alatooniga, siis sulle sobiks pigem number 23. Kes niimoodi uisapäisa läbi interneti vahenduse ei julge endale ikkagi lõppotsust teha, siis on sul võimalus minna Tallinna Kaubamaja ilumaailmasse. Seal on täiesti Mizoni BB-kreemid olemas ning olemas tegelikult testrid. Siis saad sealt vaadata, milline BB-kreemi toon sinu nahale just sobib. Sest tõesti konkreetne toode on suhteliselt suures pakendis 50 milliliitrit ja sellest oleks veidi kahju, kui sa ikkagi valid kogemata vale tooni. Soovitan omalt poolt tõesti visata pilka Korea kosmeetikatoodete hulka, sest et nende seast võib leida endale just selliseid hübriidtooteid, mis sisaldavad endas nii kosmeetilisi iluarsenali kui ka nahale häid koostisaineid. Mina jään nüüd oma ülejäänud meiki tegema. Aitäh sulle täna vaatamast ning loodan, et sellised ka veidi rohkem iluteemalised videod sulle meeldivad. Mis on sinu lemmik BB või jumestuskreem? Ole hea, jaga mulle all kommentaarides. Ma väga hea meelega kuuleks ka teie lemmikuid. Aitäh sulle veel kord täna vaatamast ning meie näeme juba varsti järgmises videos. Enne järgmist videot on sul võimalus vaadata ka minu eelmiseid videosid või tulla mulle külla minu Instagrami kontole. Leiad minu Instagrami konto alati ka video alt või siis, kui sisestad Instagrami minu nime Anni Zupping. Olge tublid ja särage. Näeme juba varsti. Seniks aga tšauka!